palju õnne, Elina. No 2 videot on tehtud Kõrbes ja 2 videot pääsesid edasi. Kas sa ehmusid veidi ka, kui sa teada said, et Stefani video ka on Kõrbes tehtud? Ei, ma ausalt öeldes ei ehmunud, aga loomulikult kuidagi, kui ma sain teada, et tal on ka video Kõrbes, siis lootsin, et ei panda 2 laulu kõrvuti, et muidu oleks natukene naljakas. No kuidas on üldse sul täna olla tunne tagasi, mõte sellest, et tahaks Itaaliasse ooperi siuksele maale ja nüüd siukse poplooga? No eks ma võin öelda, et tõesti ma tunnen ennast Eesti Laulul nagu esimest korda, sellepärast et ma olen täiesti teistsuguse lauluga, täiesti teistsuguse žanriga, et ei tunne ennast üldse nii enesekindlalt kui võiks. Aga kui laul sai siis poolfinaali edasi, siis järelikult meeldis ja ma olen tõesti väga tänulik, et inimesed hääletasid ja pöidlaid mulle hoidsid. Et jah, väga huvitav tunne on olla täitsa teistsuguse lauluga, aga ma olen väga põnevil, et nüüd saab showga hakata pusima ja mõtlema, kuidas see show teha veel eriti ägedaks ja huvitavaks. No viimati oli sinu suurim show, sinu kleit. Ma just tahtsin küsida, et selle ümber oli hästi palju skandaali, hästi palju kõike ja lõpuks oli häda veel natuke selles raha pooles ka, et oled sa tänaseks mõelnud, mida sa seekord tahaks teha teisiti, et kõik ei räägiks ainult kleidist, vaid keegi räägiks võib-olla hoopis laulust või millestki muust? Ei alguses ma mõtlesin, no seekord ma peaks vist ju ratsutama lavale hoopis hobusega. Aga ei see oli lihtsalt fantaasia, aga ma arvan, et seekord kontsentreerun äkki ikkagi loo sisule, loo sõnumile, sellepärast, et armastusest ja armastuse sellisest to heal on ravivast just, et sellest võib ju lõpmatuseni rääkida ja laulda ja ma arvan, et seekord on sisu on kõige olulisem. Kuidas sul endal selle armastusega ka praegu lood on? Kõik hästi eraelus? Teate, ma võin öelda, et viimasel ajal olen ma vanade meestega suhelnud. Aga ma võin öelda, et nad on ka surnud. Mozart, Bach, Vivaldi. Jube. See ei ole vist Tinderis, jah? Ei ole Tinderis, see on noodi kogudes ja noote tuupides ja harjutades. Ma saan aru, et sa armastad muusikat rohkem kui oma eraelu. Kahjuks on nii kujunenud kuidagi, et kogu minu aeg kulub muusikale ja aga kui mitte praegu teha nii-öelda ilusat muusikat ja harjutada ja panna baasi oma vokaaltehnikale ja oma tulevikule, siis millal veel? Absoluutselt. Aitäh sulle, Elina, ja palju õnne veel kord! Aitäh teile!